Veekogu parameetrite uurimine jõulumäel kasutades Globe'i meetodeid. Veekogude uurimine annab infot nende sobivusest veeelustikule, inimesele ja keskkonnas saastumisele üldiselt. 17. augustil 2025 uurisime 3 tehisveekogu vee läbipaistvust, nitraatide sisaldust, pH taset ja vee elektrijuhtivust. Võrdlesime oma tulemusi 7 aastat varem tehtud uuringu tulemustega. Töö eesmärk oli andmete võrdlemise teel tuvastada võimalikke muutusi nendes veekogudes. Esimene vaatluskoht oli kraav ja endine ujumiskoht Jõulumäe spordikeskuse kõrval. Teine vaatluskoht oli talutiik vähem kui kilomeetri kaugusel esimesest. 3. oli võisteliivakarjäär. Meil oli mitu hüpoteesi, mille aluseks oli teadmine, et veekogud ajapikku vananevad nii looduslikult kui ka inimtegevuse tõttu. Veekogude vee läbipaistvus on langenud. pH tasemed on oluliselt muutunud, kuid kõige suuremat muutust on näha metsa ääre talutiigis. Nitraatide tase on tõusnud suure inimjõuga kraavis rohkem kui liivakarjääris. Elektrijuhtivus on aja jooksul kõigis veekogudes suurenenud, sest keskkonnast on lisandunud aineid. Mõõtmiste alustamiseks pidime vett võtma veekogu osast, mis on võimalikult vähe häiritud. Nitraadi taseme mõõtmiseks loputasime kõigepealt ära 2 katseklaasi ja täitsime need 5 mm uuritava veekogu veega. Seejärel lisasime ühte neist regante, raputasime katseklaasi 1 minuti ning seejärel lasime neil 5 minutit seista. Pealootamist võrdlesime 2 katseklaasi sisese vee lahuse värve komplekti värvipaleti abil. Läbipaistvust mõõtsime hägususe toru abil. pH ja elektrijuhtivuse mõõtmiseks kasutasime Vernier-andureid. Uurimistöö tulemusena leidsime, et võrreldes 2018. aastaga on vee läbipaistvus langenud nii karjääris kui ka tiigis. See võib olla rohkemate mikroorganismide või viimase aja tugevate tuulte tõttu, mis on vett seganud. Kraavis läbipaistvus aga tõusis. Elektrijuhtivus on tõusnud kõikides veekogudes, aasta jooksul võib neisse olla jõudnud rohkem aineid. Ümbritsevast keskkonnast ning pideva inimtegevuse tõttu pH tase on langenud. Seostame seda 2025 aasta suve suure vihma sissejooksuga. Nitraatide tase ei ole oluliselt muutunud. 7 aasta eest ja ka nüüd oli see kraavis 6,7 ja tiigis 10. Liivakarjääris me nitraate ei tuvastanud. Nende kogus seal võib olla nii väike, et mõõtevahendi tundlikkus ei ole piisav. Uurimust võiks uuesti korrata 7 aasta pärast. Korduvad mõõtmised samas kohas võimaldavad paremini näha muutusi keskkonnas ja vajadusel neile reageerida. Aitäh kuulamast!